pühapäeva hommikut alustasime siis turutiiruga. Ütlen ausalt, ei mäleta isegi, millal viimati ma turul käisin, aga tegelikult võiks seal isegi tihedamini käia, ringi vaadata, mida põnevat pakutakse. Ma ei ole mitte kuskil nii suuri turgusid näinud nagu siin, et need on ikka täiesti meeletud ja siin see turg, kus me praegu käisime, siis siin on üks, kus müüakse siis igasuguseid käsitööasju ja värki ja särki ja siis teine on siis nagu toiduturg, kus on igasugused puuviljad, juurviljad, kõik asjad ja ütlen ausalt, ma olen sellest rahvamassist nii kopp ees, et ma tulin nüüd autosse, aga vähemalt sain ka natuke ringi vaadatud ja see on ikka uskumatu, kui palju kasulikke õlisid nagu siin kuidagi müüakse või õlisid, mida sa Eestist ei saa ja väga mõistlike hindadega, et mul ema näiteks ostiski siit mingeid emuõlisid asju, ma arvasin, et nad on mingi täiega kallid, aga need ei ole üldse kallid ja jah, eks ma siis hiljem näitan, et mis õlid asjad siin ostetud said. Nüüd söögitööli vaatama ja ma mõtlen, et see on tegelikult täiega mugav. Nagu jah, sellega on see, et nagu ma saan aru, et mida te mõtlete, et saate nagu enda poole nagu seda tõmmata, vaata, et siis et see nagu toetus see siit on nagu veits nagu kaugemal. Aga samas ikkagi ta on nagu väga mugav. Sul on nagu mugav istuda, vaata. On väga mugav istuda. Sest neid toole ma nagu ei tahaks väga. Sa nagu ei jaksa nendel toolidel kaua istuda, vaata, aga sellega on nagu see, et sa nagu, sul ei väsi selg ära sellega nagu, sest et sa ei istu nagu pulk sirgelt, vaata. Ja siin on see nagu väiksem paag jällegist, siin sa saad käsi ka nagu toetada. Leidsin sellise tooli nüüd ka ja teate, tegelikult see on isegi vist veits mugavam. Sest et siin on nagu see täiesti nagu see seljatugi täitsa nagu suke pehme mõnus. Ja siin üleval on ka need teistes toonides, need jalad. Aga ma arvan, et halli ma kindlasti võta, aga ma praegu mõtlengi, et ma ei tea, kas ma olen musta või valge vahel. Samas mulle tundub, et nagu see ei sobi see must selle heleda kattega ega ei sobi ka see valge selle heleda kattega, see tooli jalg. Ja see hall ammu ilma ei sobi. Samas meil on hall diivan, siis tegelikult see nagu läheks kokku. Meil oli täna meeletu torm, igal pool olid puud maas, mega üleujutused, üks autojuht ilmselt paanikahoost sõitis mulle vastassuunda, tal oli tohutuled peal, panid võimalt sealt üle ärekivi, õnneks kiirus oli nii väike, et mingit ohtlikku olukorda ei tekkinud. Massaaži ja mul juuksid ikkagi mingil määral õliseks läksid, kuigi mõtlesin, et ma nagu lasen homme ka õliga teha. Aga kuna kuidagi, kui mul on hea massaaži, siis ma mõtlesin Saavi, ma siis täna hoopis panen selle Marcella juukseli endale ööks pähe. See muidu nagu on, et pooleks tunniks on, aga soovituslik on ikkagi terveks juuksele pähe panna. Vaatame, et oligi, et paneb mingi enda sõrmeotstesse sellele ja siis, et ajad endale selle laiali juustesse. Mingisugune siuke pehme patsium. Tuleme niisugused.
seal turu peal, eks ju. Ja ma käisin ka seal ise esimest korda ja mõtlesin, ma teen hästi kiire hauli, mis me sealt ostsime. Esiteks ostis Ems endale ülipalju erinevaid seepe. Need on kõik erinevate lõhnadega, need on kõik mingi 100% naturaalsed ühesõnaga. Ja siin on ka veel mingisugused teised erisordid. Siis ostis ta erinevaid eeterlikke õlisid, kuna ta on massöör, siis ta saab neid nüüd oma massaažis kasutada. Siis igasuguseid emuõliga tooteid. Siin on näiteks siis lihasvalule siuke sprei. Siis siin on, me saime selle kingitusena kaasa, see on tester. Siis sellisele kuivale ja ärritunud ja sügevale nahale. Siis sügelevale. Siis see on siis mu vennalapsele ka sama põhimõte, sama toime, mis sellel sinisel kreemil. Siis võtsime 3 huulepalsamit, 2 tükki vanematele ja 1 mulle ja see lõhn, see nimeline, mulle hullult meeldivad vanillilõhnalised asjad ja see on nagu puhas vanill lihtsalt ja panin seda nuultele ka, see on tõesti mega niisutav. Siis, mis veel, siis see, mis asi see on? See on näokreem, siuke nagu õli vist pigem või, ikka näokreem. Ja see emuõlist või emuõlist tooted, need on kuidagi täiesti teise lõhnaga. Nendel on kuidagi siuke oma spetsiifiline lõhn, aga see on nagu hea. Mulle nagu see meeldib. Siis võtsin ma endale sealt 2 küünalt. Huvitav, ma isegi vaadanud, kui kaua see põlemisaeg on. Aga 90 tundi põleb see. Ja see lõhn, see on maarikama. See lõhn on lihtsalt nii haigelt hea. Ma kujutan ette juba, kuidas tuba lõhnama hakkab. Ja selle valisin siis ka mõlemad õnne. Ma ei tea, küünlaid ma lihtsalt armastan. Siis, okei, las need asjad on siin. Siis võtsime printsessidele ehk siis mu vennalastele. Võtsime siis 2 sellist kaisukat, mis on siis känguru, on siin ees niimoodi kotis. Kas ta tuleb välja ka või? Ei ole, see on kinni mõeldud siia, okei. Ja siis siin kõrval on siuke koala. Ja siis teine on samasugune. Ma alles koju jõudes avastasin, et nad võtsid samasugused. Kõige ma tahtsin erinevaid. Aga siis paneme tavaliselt äkki läheb 2 või midagi. Nagu okei. Whatever, võtame siis samasugused. Nii, siis. Okei. Siin on siis ühesõnaga mul paps võttis enda sõpradele asjadele mingisuguseid magneteid. Üks on mingi siuke känguruga, Austraalia lipuga. Kas võiks need ka kõik samasugused või? Ühesõnaga siis ei lähe tal sõbrad ka omavahel kaklema. Ühesõnaga kõik magnetid on ka samasugused. Veel okei. Siis mingisugune siuke magnet. Selle valisin mina. Mõtlesin, et võtab mingi siuke ka. Siis, ja see mu vanaemale tähendab, ma ise valisin selle. Ja siis võtsin vanaemale ka sellise nunnu köögirätiku. Siuke koalaga ja siis on siin känguru peal täiega nunnu. Ja siis ostsime seal siukse kotikesega Austraalias, siin on igasuguseid tegelasi peal. Et võt siukene sellised ostud ja siis isa sai veel kingituseks ka sealt ka seebi. See poes, kusjuures ei lõhnanud üldse nii hästi, kui see praegu lõhnab. Nagu hästi mõnus laimikas. Aga tegelikult see oli vist sidrunheina. Ja see on sidrunheina oma.
et ülihea lõhnaga. Siis ema võttis ka endale sealt suure pudeli mingisugust oma ravimit, et vahva oli seda keemiaprotsessi seal näha, kuidas ta seda sinna suuremasse pudelisse tegi.